shit. Make this life what it is. I'm a legend in this shit. I'ma have to look it off. Section cut off, run up the block. I'ma get all these girls, bring them all back to the spot. I've been lost since a teen. 20s hit me repeat. Let my life just be. Yeah, nigga need to breathe. Lost drugs, sleep this nights. Blew my load on the spine. I'm a sucker for the life. I'm caught up in the rise. You don't go on the side. Comes out in the street. They play different. They have now he's getting the ball. Caught up in the rise. I got weed, I just go. Yeah, a nigga love to smoke. Put my glasses, let it go. I'ma have to let it blow. This the party, this the life, and I'm really with the shit. Paide linnameeskonna uus väravat Marko Meerits, sinuga ka rõõm viimaks juttu ajada. Kuu aega pre-seasonit tehtud, mis tunne on kanda enda rinnal Paide linnameeskonna logo ja omada uusi tiimikaaslasi? Väga uhke tunne on, et teeme kõvasti trenni ühise eesmärgi nimel ja pre-seasonit on veel minna õnneks, et saame veel vormi koguda ja iga nädalaga läheb asi nii-öelda paremaks. Sul on klubide tagala mõttes päris pikk list ägedaid Eesti klubisi väljamaal samamoodi käinud täna 32-aastaselt minemas uuel aastal vastu selle mõttega, et tulla Eesti meistriks Paidega. Millised on su isiklikud eesmärgid uueks algavaks hooajaks? Nagu sa ütlesid, et tulla see aasta nii-öelda Paidega Eesti meistriks, et selle nimel me näeme iga päev vaeva, töötame. Isiklikud eesmärgid on aidata meeskonda nii palju, kui minus on seda anda kõik endast ja ühise eesmärgi nimel. Me oleme hetkel pidanud pre-seasonil 2 mängu, mõlemad on lõppenud meie 1-2 kaotusega. Kui palju see, ütleme, tiimi üldiselt ja sind individuaalselt morjendab või on see tegelikult koht, kus teha kokkuvõtted, õppida ja saada uue hooaja alguseks tegelikult paremaks? Ega selles mõttes jalgpalluril ei ole vahet, et igat mängu sa oled võitma, loomulikult on see mingil mõttes morjendav, aga saame aru, et pre-season tuleb õppida sellest, edasi liikuda, hea kaasa võtta ja ma arvan, midagi hullu ei ole, et parem tulevad need mängud praegu kui hooaja sees, et kindlasti peame õppima nendest. Super Luks, tore on sind meie sees omada ja nautige edasi. Aitäh! Caught up in the rise. I just go, yeah, a nigga love to smoke. Put my glasses, let it go. I'ma have to let it blow. This the party, this the life, and I'm really with the shit. This the party, this the life, and I'm really with the shit. I've been lost since teen. 20s hit me repeat. There are a couple of things that I'm really interested to see today. I told you in the team meeting, I know that tactically we will do the job. I want to see seriousness, I want to see high level of commitment. I want to see that we are ready to face them. Really good test for us, physically really good test. Let's show from what we're made of. I want to see a team who is able to play and to adapt to any kind of a game. It's really a difficult game, but if we do the things properly on both levels, we can make it much easier for us. Okay, come on, let's go. Henrik. First one, let's have 2 things. Let's have high intensity from the start, high concentration from the start. Come on. 1, 2, fire!
I really like how we play. I really like there is a lot of good situations, lot of good examples. But guys, we need to play 45 minutes. Again, 2 unbelievably naive goals. Behind the box and in the wall. Score. Viis-kaks on juba normaalne siis. Really good game today from everybody. Fantastic, great attitude, great commitment, and I enjoyed 90 minutes. Okay, bravo guys. Dmitri Epichin oleme äsja alistanud lätlaste Valmiera tiimi seisuga 5-2. Jääme esmalt 1-0 taha, aga sinu 2 imeilusat vasaku jalaga löödud väravat otsa ristnurka mõlemad. Kuidas sa kommenteerid seda mängu omalt poolt, jäid rahule sellega, mida tiim väljakul tegi? Ei no selles suhtes oli päris okei mäng ja harjutasime päris palju treeningutel just kui build-up faasi ja üldse kuidas tegutseda viimasel kolmandikul ja ma ütleks nii, et tegime väga hea mängu ja lõime palju väravaid ja saime võidu kätte. Osman Dembelelt küsiti kunagi tema jala kasutamise kohta ja ta ei osanud täpselt öelda, et kumb tal sest tugevam on, kas parem või vasak. Sinu kohta me teame fakti, et sul tegelikult on parem jalg eelistatud jalg, aga täna suutsid vasakuga võtta ette ja panna 2 imelist palli väravaist mööda. Räägi natuke enda individuaalsest sooritusest seal platsi teises pooles karistuskasti ääres. No eks siis olen tegelikult parem ääreründaja ja Ivan Stoikovitš eelistas mind eelmisel hooajal justkui seal parema äärepositsiooni peal. Eks oli vaja harjutada vasakut jalga ka, et ikka peale võtta, mitte ainult paremaga jalaga sööta või tsenterdada, vaid ka vasakuga sisse minna ja lüüa. Ja eks siis ma arvan seda, mida tegin treeningutel, praegu tuli välja. Sul on äsja alanud 3. aasta Paidega. Millised väljavaated peagi algava hooaja eel on? Mis on eesmärgid ja mida täpsemalt sooritada ja saavutada soovid? Oi, väga suured eesmärgid selleks hooajaks. Ei anna teile päris selliseid numbreid, mida ma tahan sooritada. Aga ma ütleks, eesmärgid on väga kõrged ning ma usun, et see hooaeg tuleb teistsugune ning suudame Paidega ikka näidata seda meie tugevust ning suudame näidata teiste tiimidele ning üleüldiselt, et oleme tegelikult väga hea tiim ning suudame esikohale ka ennast proovida panna. No super, aitäh sulle Tiima ja palju õnne võidu. Catch me up in the mix, off the drink, doing shit, make this life what it is. I'm a legend in this shit, I'ma have to look it off.